No üks mis kindel, iga õige aiapidaja jaoks algab hooaeg pihta ikka Türi lillelaadaga, mis sellel aastal tähistas oma 47. sünnipäeva. Mida sellel aastal siis lillelaad pakkumas on? Absoluutselt kõik head ja paremat. Hästi palju kauplejaid, väga head lastealad on, väga head toitlustusalad on, no ja loomulikult meelelaudusprogramm, ilma milleta meil ei toimu ükski laad. Kas leiab veel 50 aastat peaaegu hiljem ka nii-öelda uusi tegijaid, uusi tulijaid? No uusi tulijaid ikka tahab tulla, aga ega me siis ka kõike tegelikult ei võta ja kõik ei mahu meie laadal, et eelkõige ja esmajärjekorras saavad meil kõik taimemüüjad oma eelmiste aastate kohad ja nagu Türi lillelaadal on tegelikult ka traditsioon, siis 1. veebruaril hakkab meil registreerimine ja tegelikult on 1. veebruari õhtuks meil juba laad peaaegu välja müüdud, et ka seekord me oleks võinud teha siin ka teise korruse jäätisemüüjatest peale ja toitlustajatest, aga kahjuks ka teised tahavad siin midagi teenida. No igal aastal on olnud see ikka niimoodi, et need lillehamplid on ikka tõsine hitt olnud lillelaadal, et kas sellel aastal ka juba käiakse nõutamas? No ikka nõuavad, ikka tahetakse ja mida suurem ja ilusam, seda uhkem, seda paremini läheb ka. No mis sellel aastal hinnad teevad? No teada ju on, et kõik on meie ümber kallimaks läinud. Kas inimene, kes tuleb lillelaadale, peab ka arvestama sellega, et rahakotti tuleb natukene krõbisevat rohkem panna? No natukes ikka tuleb juurde panna, kõik meil on kallimaks läinud, siis tuleb lilledele juurde lisada. Esimene päev ja täiesti rahul, et täna käivadki, nagu öeldakse, kindla sordi otsijad inimesed, et kollektsioon aias see puudu ja tullakse konkreetselt küsitakse sorti, mis veel aiast puudu on. No mida kõige rohkem küsitakse siiani? Nii, täna on hästi palju küsitud suveõuna, jätkuvalt pirjasorti, krüügerit küsitakse palju ja siis lähevad madalkirsid hästi siin. No igal aastaga on ka erinevad trendid, et mis selle aasta kõige trendikam kaup on? No see aasta on kõige trendikam siiani on mustsõstrad erinevad sordid siin. Teada on, et kõik meie ümber on kallimaks läinud, et kas istikud ja asjad on ka kallimaks läinud? No istikud on väga minimaalsed, siin 5–10% kallimaks läinud, aga tõesti hinnatõus on igal meetril tunda. Kas klient on hinnatundlik? Et praktika näitab, et kellel vaja on, see ostab. Aga eks kõigil on raha vähe, nagu öeldakse, et hinnatundlikud, aga hinnad on mõistlikud ja viljapuud ju kasvatad siin 3-4 aastat ja see 30 eurot ära jagada 4 aasta peale, siis nagu hinda ei olegi, tule eurot kuuski. Ütleme, et istikud ei ole muutunud eriti kallimaks, et ega turg paneb asjad paika. Konkurents on ikka nii suur ja enam-vähem ikka ühel tasemel on. Et inimesed ikka valivad hinna järgi? Kindlasti. Seda on tähele panna küll, et vaatavad ikka rahakotti. Aga siin on emotsioon ka ikka. Kui on ikka ilusad, siis on inimene läheb sellega minema. Eks see üldine elukallidus kajastub ka istikute hindades. Need maksutõusud, mis on olnud, aga ka väetise hinnad, kütuse hinnad, kõik see ju kajastub ka aednike töödes tegemistes ja siin istikute hinnas. Täna võtsime kaasa mõned siidikanad ja kääbuskotsinid, et need on siuksed mõnusad, rahulikud lemmikud, et sobivad nii linna kui maale. Majapidamises peab ikka kana olema, et siis on muna omast käest võtta. See kodune muna on ikka nii hea ja kollane, et see on super. Just saabusime ja kõigepealt otsime seda, et mida otsida. Aga kas on mingi kindel plaan ka, mida tulla ostma? Väga kindlalt plaani ei ole ausalt öeldes, aga tulla tuleb igal aastal ja igal aastal me midagi ostame ka. Jõudsite laadale ringi peale teha, et kuidas tunduvad sellel aastal hinnad? Hinnad on täiesti talutavad, osta vähem ja kõrgem hind ei loe. Kas oli endale midagi nii-öelda vajalikku ka või on nii-öelda must be laat, nagu paljud ütlevad, et see on koht, kus peab ikka korra kevadel ära käima? Kindlasti peab, see ongi traditsioon juba, iga aasta käima. Aga kas on midagi kindlat ka, mida alati laadalt otsite? Ei ole, mis silma jääb, seda võtame, mis meeldib.